Iraanil oli mereveebaas, mis oli režiimi täielikuks ellujäämiseks sõna otseses mõttes asendamatu ja Trump hävitas selle hetkega. Üks saare platvormidest, mida kasutati logistiliseks toeks, vaatlemiseks, lennunduseks ja operatsioonide toetamiseks Pärsia lahes. See Kishi baas toimis sillana tsiviilinfrastruktuuri, lennujaama, sadama ja rannikule hajutatud sõjalise võimekuse vahel. Just Seal tabas USA uus pealetung tundliku kohta 2026. aasta 13. ja 14. juuli vahelisel ööl. Iraani võimud ja meedia teatasid plahvatustest saarel, tulekahjust sadamaalal ning mürsu plahvatusest vee- ja elektrikompleksi lähedal. Vastutav ettevõte teatas tehnilistest kahjustustest ja hoiatas, et planeeritud katkestused on vältimatud. Samal ajal kinnitas Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus 5-tunnist missiooni sõjaliste rajatiste vastu. Trump ei valinud Iraani lõunaosa juhuslikult. See on blokaad Iraani vastu. See tähendab, et need, kes nendega äri teevad, ei saa läbi. Kõik teised saavad läbi. Selge. See on blokaad. Väga tugev blokaad. Blokaad oli tõusam kui nende ründamine, aga ma arvan, et kombinatsioon töötab. Kas usud kokkuleppesse? Kas nad hakkavad uuesti läbi rääkima? Jah, ma arvan, et kokkulepe on võimalik ära. Ta lammutab punkt-punktilt Teheraani kasutatud võrgustikku, millega ähvardatakse laevu, suletakse marsruute ja püütakse muuta Hormuzi väin väljapressimise vahendiks. Kish asub lähedal laevateedele Pärsia lahes ning seal on lennujaam, sadam, elektritootmine ja infrastruktuur, mis suudab toetada sõjalisi liikumisi. Selle väärtus ei seisne selles, et see on Iraani suurim mereväebaas. See baas kuulub Bandar Abbasi kompleksi, kuid selle ülesanne on toimida saare tugipunktina jälgimiseks ja logistika jaoks. Rünnak elektrijaama lähedal tabas just seda tugipunkti. Ilma stabiilse elektri, vee ja sideühenduseta kaotab iga sõjaline positsioon tempo, liikuvuse ja võime operatsioone jätkata. Üksuse komponendid said kahjustada ja elanikkonda hoiatati ajutiste katkestuste eest. See juba näitab, et pealetung on jõudnud infrastruktuurini, mis toetab nii tsiviilelu kui ka režiimi strateegilist kohalolekut. Kõige rängem löök mereväe struktuurile toimus samuti Bandar Abbasis, Iraani peamises mereväebaasis. Keskväe juhatuse poolt avaldatud ja Reutersi poolt levitatud pildid näitasid meredrooni rünnaku tavajärgi rajatisele, mis on seotud allveelaevade ja laevade hooldusega. Kishi saare võimud teatasid, et 7 Ameerika mürsku tabasid saart, sealhulgas piirkonda peamise vee- ja energiakompleksi lähedal. Inseneriid hindavad kahjustusi ja ajutised elektrikatkestused on planeeritud. Washingtoni jaoks katsetas Teheran, kui kaugele ta saab laevade liikumist kontrollida ilma otsese vastuseta. Me hävitasime nende armee, ründasime tugevalt. Hiljuti oli meil kokkulepe, see oli lahendatud. Siis nad rikkusid kokkuleppe kohe, kui avastasid midagi, mis neile ei meeldinud. Nad mõtlevad teisiti. Ja me ei kavatse seda taluda. Me lihtsalt liigume edasi. Me ründame neid täna öösel. Me võtame neilt kogu suutlikkuse tegutseda väina, Hormuzi väinaga seoses. Ja ma arvan, et lõpuks kaotame selle kõige üle kontrolli ja see, mida nad teevad, on väga rumal, väga totter. Ja nad on inimesi kohutavalt kohelnud. Nad on juba tapnud 52 000 meeleavaldajat siiani. Nii palju, kui meil on õnnestunud kindlaks teha, võib see arv olla isegi suurem. Aga 52 000 meeleavaldajat on tapetud ja see on tõesti kohutav olukord. Me saame selle väga kiiresti kontrolli alla. Trump väitis, et Ameerika rünnakud olid keskendunud võimekustele, mis on seotud väinaga, aga ta jättis kokkuleppe võimaluse avatuks. Kaitseminister Pat Raksad reageeris veelgi karmimalt, öeldes, et Iraan tegi halva valiku ja nüüd maksab selle eest. Teheran vastas uute ähvardustega ja rõhutas, et ükski läbirääkimine ei edene ilma vastastikuste kohustuste täitmiseta. Mida rohkem Teheran ründab baase, lennujaamu, kaitsesüsteeme ja laevu, mis on seotud Pärsia lahe riikidega, seda enam sõltuvad need riigid Ameerika Ühendriikide sõjalisest kaitsest. Piirkondlik olukord muutus Teherani jaoks vaenulikumaks. Te ütlesite just kongressile. Et me oleme taas. Sõjas. Kui kaua sa arvad, et see aega võtab? Ja mis oleks õiguslik alus?
sõda edeneb kiiresti. Me purustasime nende armee ja andsime tugeva löögi. Meil oli kokkulepe eile või üleeile. Kõik oli tehtud, aga nad rikkusid selle kohe, kui avastasid lepingus midagi, mis neile ei meeldinud. Nad mõtlevad teisiti ja me ei talu seda. Me liigume edasi. Ründame neid täna öösel. Me kõrvaldame kogu nende võimekuse teha midagi, mis on seotud väinaga. Hormuzi väinaga. Hormus. Ma arvan, et lõpuks kaotame kogu selle olukorra üle kontrolli. Ja see, mida nad teevad, on väga rumad, väga loll ja nad on inimesi kohutavalt kohelnud. Nad on siiani tapnud 52 000 meeleavaldajat, nii palju kui meil on õnnestunud kindlaks teha. See võib olla isegi rohkem, aga 52 000 meeleavaldajat on tapetud ja see on tõesti kohutav olukord. Aga me saame olukorra kontrolli alla. Teie hirmutamiskatsed on vastaste arvu suurendanud. Iraani käepikendus Jeemenis sattus samuti uude segadusse. Saudi Araabia ründas Sanaa lennujaama, et takistada Iraani lennupi saabumist, mis oleks toonud huthidega seotud delegatsiooni. Rühm vastas tulistades rakette ja droone Saudi Araabia territooriumi pihta, katkestades aastate pikkuse suhtelise rahu. See uus kokkupõrge avaldab survet ühele viimastest Teheraniga liitunud relvajõududest väljaspool Iraani territooriumi. Kui Iraan peab kaitsma oma saari, radareid, sadamaid ja baase, näeb ta ka, kuidas huthid seisavad taas silmitsi Saudi Araabiaga. Katseed laiendada sõda, et avaldada Washingtonile survet, võivad avada veel ühe rinde, mida Teheranil ei ole ressursse turvaliselt üleval hoida. Just seal tuleb Kargi saar taas surve keskmesse. Trump on juba avalikult öelnud, et tema eelistus oleks saare hõivamine, mis enne sõda vastutas umbes 90% Iraani nafta ekspordist. Ameerika Ühendriigid ründasid eelnevatel kuudel Kargi sõjalisi sihtmärke, kuid vältisid naftataristu hävitamist. Arvestus on selge. Hoida ohtu režiimi suurima ekspordipunkti kohal, ilma et kohe hävitatakse energiaallikat, mis varustab rahvusvahelisi turge. Maismaa okupeerimine laiendaks sõda ja seaks Ameerika sõjaväelased pidevasse ohtu. Kuid juba see, et Trump hoiab seda võimalust laual, suurendab survet Teheranile. Kish sümboliseerib sõjalist toetust lõunas. Bandar-Abbas on mereväe keskuseks. Karg toetab naftatulu. Trump tastas ka blokaaži Iraani sadamate vastu. Need pildid siin väidetavalt on tehtud Tenfullis Iraanis ja vaata selle plahvatuse suurust. Absoluutselt hiidlaslik. Ma arvan, et see on vähemalt 5000 naelane läbistav pomm, mis heidetakse alla. Need järelplahvatused ütlevad mulle mitmeid erinevaid asju. Laskemoonaladu, Shahed-droonide ladu, ballistiliste rakettide ladu, potentsiaalselt raketikütusega, mis võib süttida. Kullplahvatus, mida võib näha põhimõtteliselt sadade kilomeetrite kauguselt, raputades täielikult laod läbi. Iraani revolutsioonilise kaardiväe raketilaod. Ja need kaadrid on samuti viimased uudised, mis tulevad Centicomist, laastades Iraani täielikult, minnes Iraani ballistiliste rakettide vastu täie jõuga. Pea meeles, see on tohutu riik, 2,5 korda suurem kui Texas, seega võtab Iraani laastamine aega. Nii et see siin paistab olevat raketikütus, mis süttib. Sa näed neid sekundaarseid plahvatusi, mis süttivad, põhimõtteliselt raputades kogu Iraani riiki. Läbistavad pommid sisenevad ja tabavad. Seejärel loobus ta ettepanekust kehtestada 20 suurune tasu lastidele, mis läbivad väina ja teatas, et otsib kaubandus- ja investeerimislepinguid Pärsia lahe riikidega. See muudatus ei lõpetanud pealetungi. Iraaniga seotud laevad on endiselt blokaadi all, samal ajal kui Ameerika väed hoiavad piirkonnas üle 50 000 sõjaväelase. Iraani režiim peab nüüd valima, kas jätkata mereliikluse ründamist ja kaotada veelgi rohkem radareid, paate, ladusid ja rannikupositsioone, või nõustuda läbirääkimistega ilma kontrollita, mida nad üritasid Hormuzi üle kehtestada. Iga uus rünnakute öö vähendab Teherani võimalusi ja toob sõja lähemale nende sõjalise ja majandusliku võimu tugipunktidele. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt ekraanil kuvatava Pix võtme kaudu. Oleme iseseisev kanal. Meie eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.